jah, aeg oleks uus laul teha ja Erich on nii käinud mulle pidevalt peale, iga paari aasta tagant ta tegelikult proovib pushida jälle midagi mingisse projekti mind. Nagu ma ütlen, mulle meeldib, mida ma teen selles satsis ja mulle meeldib see sats. Igal juhul. Danny Manning lõi kaks korda mu niimoodi maa alla seal, sai küll mõlemad korrad sihilikud vead ja Philadelphia oli üks ja kellega oli otsene kontakt, Miami otsene kontakt ja kui võib-olla oli mõni veel. Epic Bet. Tere tulemast Spordivoog podcasti. Meie tänaseks külaliseks on mees, kes on Eesti korvpallilegend. Ta on mänginud päris mitmes Euroopa tippklubis, tema jalg on puudutanud ka NBA platse ja täna me leiame ta Haljala NGU peatreeneri kohalt. See mees on Martin Müürsepp. Tere, Martin! Tervist! Martin, kõigepealt ma tahaks öelda, et mul on ülimalt hea meel, et sa siin oled. Et sellise mehega nagu sina, mul on nagu väga suur au rääkida. See on midagi ka minu jaoks natukene pingelist, aga ma üritan maha võtta, rääkida päris erinevatest asjadest. Aga ma tahan alustada sellega, et nagu ma ka nii-öelda intros rääkisin, et tegelikult täna oled sa peamiselt seotud Haljala NGU nii-öelda meeskonnaga. Aga kuidas sinu igapäevad üleüldse nii-öelda mööduvad? Mis sa igapäevaselt teed? Kas suur nii-öelda rõhk lähebki Haljala alla? Kuidas su tänased päevad kõik mööduvad? Kuidas läheb? Nii, ma ütleks, et ma olen selline suur mitte midagi tegija, et mulle meeldib, elan maal, siis mulle meeldib täiesti nautida sellisest rahu, vaikust, merd, loodust. Et selline on ka graafik, et see lubab seda kõike nautida, et olen olnud ju nii palju erinevates klubides, kohtades, kus käid ja ütleme, töö käib 2 korda päevas, et on selline tihedam graafik olnud, aga nüüd naudin tõesti sellist poolprofessionaalset siis tegevust, et me enam-vähem saame kokku meeskonnaga enam 3, vahest 4 korda nädalas, et õhtuti, et see on selline hea, mugav graafik, ütleme nii. Ülejäänud päevad saad siis kodus aega veeta, natuke kõpitseda? Ja, et ma ei ole küll suur kõpitsejapoiss, aga vajab maja ja aed ja kõik asjad ju, kes majas elab, teab, et ega see lihtne ei ole, aga mingil moel ikka vajad muru kasvõi, et mingit tegevust seal maal ikka leiab. Kas sul on ka mingi lisahobisid, mida sa teed? Ma ei tea, siin kellel midagi, kes käib mingit tennist mängimas, kes käib mingit muud sporti tegemas, mingid muud hobid, on sul mingisugused igapäevased hobisid ka? Jah, mul oleksid olnud, kindlasti ma kunagi mängisin küll sulgpalli ja mingil määral isegi tennist või nii, aga mul peale operatsiooni, jalaoperatsiooni, kus mul siis on mingi 4 polti on mul jalas, see jäigastati ära, see hüppeliigesed, siis nagu sellised, peale rattasõidu, ütleme, vist ükski selline jooksuala ei sobi, et kuigi mul on ütlesin küll rattasõit, mul on hea vinge ratas, aga see väga tihti seal sadulas ei ole. Okei. Ühesõnaga, pigem naudid loodust, naudid kodu, oled aja maha võtnud, üritad niimoodi parlanksis asju hoida ja võib-olla võtad mingist pokerturniirist osa, kui on hooaeg läbi ja mingisugune huvitav turniir tuleb, et suures plaanis võtan rahulikumalt kui varem. Okei. Ühesõnaga, Martin, täna tahaks rääkida sinuga nii-öelda 2 asjast, natukene lähemalt sinu karjäärist, sind jälle inimesteni lähemale tuua ja rääkida Haljalast. Kui me alustamegi tegelikult sellest, siis nii palju kui mina tean, siis sa oled tegelikult sündinud Tallinnas, alustasid sa oma korvpalliteed ka Tallinnas, võib ka öelda, et Andres sõbra käe all, aga räägi lähemalt, kuidas sa Kossu juurde üldse sattusid ja kuidas sul see start nii-öelda algas? Kossu juurde sattumine, ma olin hirmus, mingi spordipisik oli mul sees, vaatasin ikka seal Vene kanalis
spordiuudised, ütleme, vaatasin ikka ära veel enne magaminekut, et ükskõik mis sporti, hokit, jalkat, kõike ma vaatasin, mis telekast väike tuli. Ja maja ees oli meil tihti venelaste vastu seal jalgpall, tegime, kogu aeg oli mingi andmine käis aga üks päev siis mul 2 klassivenda tulid maja eest läbi juhuslikult, ütlesid, nad lähevad korvpallitrenni, et tule ka. Ja siis ma läksin kampa ja Andres sõbra trennid olid seal kuskil Kino Kaja juures, ütleme siis Mustamäe seal otsas kuskil. Et sealt mind valiti välja, see oli suur hunnik mängijaid oli kohale tulnud või ütleme lapsi, mis mängijaid. Aga sealt oli vaja välja valida kedagi ja mind valiti. Need 2 sõpra jäid tühjade pihkudega. Ja sealt ma hakkasin siis vaikselt ronima, et algus ma suuresti ei teadnudki, et see on nagu otseselt korvpallitrenn, sest et me mängisime nii palju igasugust rahvaste palli ja jalgpalli ja ma ütlen, trenni lõpus vist natuke põrgatsime, aga põhimõtteliselt oli siuke nagu pallimängud või nii, et mingi aeg see kujunes siis välja, eks Andres teadis, kuidas ta meid siis samm-sammult korvpallile lähemale viib. Tegelikult see oli vist 10-aastane, kui sa vist sinna sattusid. 9. Okei. Päris tegelikult õige aeg võib öelda. Enda mälu järgi vist oli 9, aga ma ütlen, ega ma nii täpselt enam ei mäleta ka. Ma arvan küll, et õige aeg, et ma ei arva, et kuigi lapsed, nad võiksid tegeleda igasuguste aladega, et siis mingi aeg teha see õige valik. Huvitav, mis sina arvad, kas sa oled Andresega rääkinud, kas ta juba siis nägi sinus, et kuule, et selles mehes on potentsiaali? No ta pidi nägema, kui ta valis välja nagu minu, et mul vist olid pikad käed ja ma ei olnud kõige pikem, et ma hakkasin viskama kuskil mingi vähe hiljem. Et ma oma vanuste seas klassis olin täitsa keskmine. Okei. Ehk siis grupis see kõige pikem siis veel ei olnud? Ei olnud. Okei. Ja ei läinud ka kaua aega, kui tegelikult sa juba jõudsid ka sinna noortekoondistesse, mängisid seal juba Rootsis ja hüppame sealt edasi siis tegelikult kohe juba NBA drafti. Et see oli midagi ägedat. Ma arvan, et kogu Eesti korvpall teab, et sa oled üks esimestest, kes tegelikult seda oma jalaga seda platsi sai puudutada, et kuidas sina mäletad seda perioodi, mis tunne oli, kui draftis valiti, kas sa juba enne seda teadsid, et okei, et üks päev ma olen NBA-s, et kuidas sa mäletad seda perioodi? Ma arvan, kõik mängijad või lapsed või noorsportlased teevad endale mingisugused eesmärgid, ikka vaatavad tulevikku ja loodavad või üritavad kuskile pääseda jõuda. Ma arvan, et enamus lastel on mingisugune eesmärk. Ma tahan NBA-sse, et kui palju me sellest ikka teadsime või polnud ju mingeid ülekandeid või asju, aga NBA on nagu number 1 siht kõigile mingi hetk, hiljem võib-olla tehakse muid otsuseid, Euroliiga või mingi muu klubi, aga NBA mul oli, aga ma ei teadnud, kas see realiseerub väga, mingi aeg lihtsalt samm-sammult oli hakata vaja edasi minema ja ma kõigepealt käisin Rootsis, siis Iisraelis, siis korra meeste hulgas Kalevis ja sealt õnnestus saada drafti. Mingi aeg hakkasid need jutud nagu mu kõrvu jõudma, et see või see on huvitatud, kuna ma sain juba agendi, sel ajal oli ju agente vähem, hetkel on praegu kõik õpivad või teevad omale agendi dokumendid ja kõik tahavad agendid olla, aga sel ajal siis oli, ütleme, mängija oli üsna õnnelik, kui ta sai kuskilt mingi agendi, kes siis tema eest hakkas või tal hakkas neid mingeid võimalusi looma ja siis, kus ma nüüd siis jäin, mõtlesin, et jutud hakkasid levima? Jah, jutud hakkasid levima, sain ka mingid ülikoolidelt kutseid
Just see peale Rootsi hooaega, kus ma enam-vähem 17-18 olin. Aga mina kui Nõukogude laps, ma nagu ei tahtnud kooli minna, sest sel ajal see kool ju ei maksnud mingit raha ka, et tuleme ju üsna vaesusest, et ma ikka lootsin saada kuskile klubi juurde, kuskile teenida palka, et väga hästi see rubla aeg meeles ja kui raske tead inimestel oli. Ja ma tahtsin saada ikka profikorvpalluriks. Aga draft lähenes, jutud liikusid ja asi hakkas järjest reaalsemaks minema, või muutuma, et seal päev ennem drafti juba nende NBA klubide treeneridki helistasid mulle, ja küsisid ikka mu olukorda ja kas ma siis tuleksin ja et nad on huvitatud ja et olen neil mingisuguses pingereas seal. Mitmest erinevast klubist me räägime, et lõpuks Utah valis, aga mitmest erinevast klubist me siis räägime? Oli Philadelphia oli üks ja kellega oli otsene kontakt, Miami otsene kontakt ja kui võib-olla oli mõni veel, aga kui Utah valis, siis tegelikult vist oli juba teada, et Miamis seal nad teevad mingi vahetustehingu ja et see on niisugune nende suurte poiste mäng. Nii on. Okei, päev lähenes, ühesõnaga, mida sa päev enne seda veel tundsid, mõtlesid, kas sa olid juba teadlik, kelle juurde, kuidas, mis tingimustel, oli sul see juba selge, mäletad? Ma mäletan seda, et ma olin võib-olla ainuke mängija NBA draftis võib-olla ajaloos, kes tegelikult ei tahtnud minna esimeses raundis. Et kui sa lähed esimeses raundis, saad garanteeritud lepingu ja sa nagu pead minema sinna. Kui lähed teises, siis oleks sul mitte garanteeritud leping ja sa võiksid Euroopas areneda veel paar aastat. Kui lähed, et annad nagu mängija õigused klubile, aga sest mul oli ju leping Iisraeli Tel Avivi Maccabiga ja sellele siis järgnesid, kuna ma läksin NBA-sse, siis sellele järgnesid suured trahvid ja palju erinevaid probleeme, et unistus teostus või sai teoks nagu ühel moel, aga teisalt jälle ma olin suurte probleemide ees, et Aga samas õnneks ikkagi kõik sai unistuse nimel ikkagi tehtud, et NBA-sse sind valiti ja sind tõsteti edasi tegelikult Miami ridadesse, aga kuidas sa ise hindad, kas see oli sinu jaoks kusku ikkagi õige nagu käik või tegelikult oleks sa tahtnud ise näiteks Jazzi eest mängida? Kuidas sulle see üleminek nagu tundus, kui sa analüüsisid tolle hetke seda Jazzi versus Miamit? Ei, ma Jazzi ei analüüsinud üldse, see sai drafti õhtul selgeks, et see vahetati üsna kohe ära ju, see sai selgeks, et Miami saab olema see koduklubi. Kogu need protseduurid ja üldse kogu NBA oli ju tööta väga-väga võõras minu jaoks. Et paar korda telekas näin mingit klippe, see ei andnud mingit ülevaadet, et kõik, mis sellega kaasneb, mis seal on, need vahetustehingud, et pääseda üldse mingisse rotatsiooni, nende mängustiiliga tutvumine või omaksvõtmine, see kõik tegelikult oli raske. Ja ega sul NBA-s sel ajal ei antud mingit aega arenemiseks, et seal sa pead kohe olema nagu mees. Et igal mängijal võtab natuke aega, ükskõik kuhu ta läheb. Seal nagu seda ei olnud eriti. Ma läksin üsna sellisesse kogenud meeste võistkonda, seal olid ikka, ja nende vahel siis üritada seda mänguaega saada ja olla pahane treeneri peale ja maailma peale, et ma ei pääse kuidagi sinna rotatsiooni.
et see tegi siukse noorel mehel harjapunaseks ja tusaseks ja noh, eks seda siis märgati ja mingi aeg ma siis vahetati mind Tallasesse. Ühesõnaga, ikkagi nagu sa kirjeldasid, et ikkagi ega see ei ole nagu lust ja lillepidu, et ikkagi tuleb ju selle koha eest võidelda, seal on suured rahad mängus, seal kohe oodatakse sinust suuri asju, et ega tegelikult see üleminek ka sulle kerge ei olnud? Ei olnud muidugi, midagi pole kergelt ei tule mitte midagi, et noh, kõige tähtsam on see või noh, ütleme, mida ma oleks võinud, mida ma õppisin ka sealt, noh, sellest intsidendist on see, et hoia suu kinni ja kuradi treeni iga päev, noh, saa paremaks, et ole hea võistkonnakaaslane, et aga noh, ma olin nooruses üldse, mul oli nagu mingisugune, kuidas öelda, noh, väikene sükene ülbus või asi oli sees, et mul ei olnud varianti, ma tahtsin mängida ja näitasin seda välja ka, kui ei saanud, et tegelikult noh, käitumine on tähtis, kehakeel on tähtis. Okei, aga mis periood sinus endas tekitas seda tunnet, et ma nüüd tahan tõeliselt nagu teha Kossuga karjääri ja mängida suurt mängu, et kas see oligi just see nii-öelda selle Iisraeli NBA hetk, et sa said aru, et noh, kurat, et nüüd ma olen ikkagi mängumees või see juba toimus nagu varasemalt, et kas mäletad ka mõnda sellist hetke või mängu, et kus noh, kuule, et nüüd ma olen nagu Kossumees? Ei, pigem see tuli juba varakult, et ma ju mängisin Nõukogude Liidu koondises ka alla 17-aastastes, noh, ja siis ma olin juba Kossu mees, noh, tegelikult, et Eesti koondised, liidu meistrivõistlused, ma olin alati meeskonnas ikkagi ja üks parimatest, et noh, minu puhul polnud muud varianti, kui saada korvpalluriks. See juba, siis ütleme mingi 14-15 aastaselt ikkagi ma teadsin, et kui nüüd ükski hullem vigastas mind maha ei võta, siis ma ikka panen edasi. Aga siis jah, sellest nii-öelda see jätk on Miami's Tallas, eks ole, mida sa nendel nagu perioodil tundsid, kas sa tundsid, noh, üks hetk sa tegelikult said seal juba päris okeilt mänguaega, skoorid olid ka päris okeid, et alati saab paremini, alati saab kehvemini, see on see nii-öelda minu piir või noh, mulle tundub, et alati saab kuskil midagi paremini, kuskil saab alati midagi halvemini. Kas see tekitas sinust veel lisa nii-öelda seda enesekindlust, et noh, kuule, et nüüd on ju vägev, et ma olen põhimõtteliselt maailma ühes kõige kõrgemas liigas või kuidas sa seda perioodi nagu hindad, et andis see sulle mingisuguse lisavõnke või pigem sul oli see juba olemas? Ei noh, NBA on egosid täis, see on selge ja minu ajal oli see veel eriti hull. Küsimus ongi, kas see kasvatas ka sinu ego? Kindlasti, me kõik jõuame sinna ja kõik lõpuks oleme superstaarid enda peas, eks. Noh, mis NBA koha pealt nagu neid egosid, noh, ütleme siis kasvatab? Noh, kasvatab või nii, noh, sind võidakse vahetada ükskõik mis moment ja noh, leiad omale uue klubi ja võib-olla tükk maad viletsama klubi või noh, eks nad seal ju ka jonnivad ja mõndadel on ju lepingus, et nad ei taha seal vahetustehingus osaleda ja mõni, keda vahetatakse ära, hoopis sõidab koju ja ei lähegi üldse sinna, noh, et need egod on seal igal pool. Aga see on jah üks osa NBA-st, millega ma väga hästi toime ei tulnud, sest mind vahetati, hommikul oli üks pikk raske trenn, kella mingi 8-st 1-2, ja siis lõunal teavitati, et mul on õhtul mäng Tallase all Utahi vastu Utahis. Mul oli vaja minna seal eralennukiga, lendasime seal Saša Danilovitš ja mina ja veel mõni. Lendasime otse Utahisse ja seal juba jõudsime teiseks pooleks, olid särgid rippusid, tõmbasime selga ja mängisime mängu ka juba ära.
siis lendasime tagasi Tallasesse, et hommikul ei teadnud mitte midagi, tegid väga raske trenni koos Miami Heatiga, teadmata, et õhtul oled sa juba Utah'is mängid Tallase all, et selline nipsust vahetus. Ja siis hiljem vahetustehing olin Tallases saadeti Phoenixisse vist, Phoenixis olin 6 aega, neil avanes võimalus seal saada Luke Longlid ja mingid värgid. Vahetati mind Chicagosse ja Chicagos läksin ise Jerry Krausi kontorisse kuskil peale 6 aega ja et mul on nagu võimalus Kreekasse minna, kuigi mul vist eriti ei olnud veel, aga küll ma oleks leidnud mingist lahendused, aga et ma tahaks lahkuda, ja siis tal andis lubas, et mul oli nendega garanteeritud leping ja Chicago Bullsis oleks saanud jätkata, aga ju siis need vahetustehingud tõmbasid mul nagu kriipsu peale, ma ei viitsinud sellega enam tegeleda, ma isegi tahtsin tulla tagasi, mõtlesin, mängin paar hooaega Euroopas ja lähen proovin tagasi siis. Ühesõnaga, seda juttu ka kuuldes, eralennukiga üks päev mängid ühe tiimi eest, teine teise eest, elad sellist luksuslikku elu, on see siis see või pigem me räägime sellest nii suurelt, aga... Nii ta on muidugi, see kõik kvaliteet on, enam paremat taset ei ole, kõik on, hotellid on 5-7 tärnilised, et eralennukid, igasugused autoparkijad ja pesijad ja kotikandjad ja kõik on olemas ja kõik on top notch või kuidas öeldakse, et midagi väga-väga professionaalne, makstakse väga hästi, sealt alla tulla on üsna raske paljudel NBA mängijatel, kui karjäär on läbi, siis nad on harjunud ja lendama first classis ja edasi toimetama ja see tihtipeale viib nad põhja hoopis. Siis ma saan ikkagi aru, et jah, see liiga on küll täis nii-öelda egosid, ma saan ka sellest aru, aga see ongi sellepärast, et see ongi tippude tipp, seal on nagu kõik olemas, et täna ma küll hästi palju üritan võrrelda NBA-d ja Euroliigat, sest tegelikult kui sa vaatad Euroliigat, siis ega seal on ka väga häid tiime, kes võivad seal NBA mõnele satsile ka niimoodi peaprügiseks teha, mulle tundub, et kuidas sulle tundub, kas sa nõustud sellega, kas Euroliigat saab nagu natukene võrrelda või? Ei, ma nõustun, et Euroliiga on nüüd teinud ju ülisuured sammud edasi kõiges, professionaalsuses, kõiges. Nad ka lendavad juba oma lennukitega ja väga-väga tipptasemel toitlustus, elamised, kõik on väga-väga super. Mulle isiklikult meeldib Euroliiga selline võistluslik ja siis kogu see olemuselt nagu rohkem, sest et seal on tõesti iga mäng on nagu ülimalt tähtis ja võrreldes NBA-ga ikkagi see põhijooaeg seal on midagi muud mängus, seal on statistika mängus, seal on, mille peale nagu mängijad lähevad ja see showball ja selle mängu tähtsus ei ole nii, istutakse väljas, puhatakse, ma ei saa võrrelda kuidagi Euroliiga taset selle NBA vastu, sest et NBA on naljanumber selle Euroliiga nagu kõrval. Okei, täna ma püüan ka hästi palju nagu analüüsida näiteks teist meest, kes on ka peale sinu jõudnud NBA-sse, Henry Trelli. Et ka temal on keskmiselt suurem ego, mulle nagu tundub. Võib-olla see on minu arvamus, ma ei ütle kunagi seda halvasti, et eks sul peab olema ka mingisugune teatud tüüpi nahaalsus ja tahe. Kuidas sulle tundub, kas sellistes liigades üldse ilma nagu saab hakkama või pigem, et siis sa mängid pisikest mängu? Jah, vaata hea küsimus, ega
ega igal ühel peab olema mingi ego, aga noh, kuskil on see mingi piir ka, eks kokkuvõttes sa pead olema hea meeskonnakaaslane, sa pead sobima kollektiivi. Hea suhtumisega pead olema. Meeskonna kirjutamata reeglitesse suhtuma respektiga, et olla hea korvpallur, seal on sellised väiksed nüansid juures, et sinuga tahetakse koostööd teha. Okei, ehk siis igast asjast natuke peab sul ikkagi olemas olema, et olla ikkagi hea meeskonnamängija, see on ju meeskonnasport ja kui ma olen tennisist, siis ole siukse egoga nagu sa tahad. Kuskil tulevad egot kõrvale panna, kuskil tuleb oma ego aknast või uksest välja visata, et mängul keskenduda õigetele asjadele. Okei, nüüd seda NBA nii-öelda asja kokku võttes ja natukene edasi liikudes, siis tegelikult lõpetuseks ma küsiksin sinu arvamuse, kes siis oli NBA-s kõige see vägevam mängija, kelle vastu sa nii-öelda purada said, et kas on mõni nagu selline eriline meenutus olemas, et tema vastu sain mängida, tema vastu sain vajutada. On sul mingisugune? No nüüd me läheme tagasi, vaata, nüüd sa nagu tuletad mulle meelde, kui vanaks ma olen saanud, eks, et nüüd ma selle teinekord ikka meenutan muidugi natuke neid aegu, et 90-ndad on ju eriti robustne ja võimas aeg NBA-s, et kõik seal alates 2000-st ju tegelikult mindi teistsugusele mängule, teistsugusele stiilile, natuke võib-olla kiiremaks küll läks mäng, aga füüsilisust võeti maha, hakati andma tehnilisi ja selliseid, keskenduma nagu teistsugustele viledele. Minu ajal seal ikka oli nii, et kui kolme sekundi ala siis sattusid, siis tuldi sul, põhimõtteliselt võeti pea maha sul seal. Eriti kui sa olid veel rookie, ja mäletan, ma sain isegi vist parima, ma ei tea, kas see parima mängija auhind, aga ma sain mingisuguse ütleme siis auhinna osaliseks ma sain üks mäng, see oli vist iga mäng natuke midagi, kellegile midagi nagu tõstetakse esile, et Danny Manning lõi kaks korda mu niimoodi maa alla seal, sai küll mõlemad korrad sihilikud vead ja saadeti lõpuks minema, aga ma läksin mõlemad korrad ju pealt panema ja ta lõi lihtsalt mu, põhimõtteliselt tahtis vigastada, et neid olukordi on küll ja küll olnud, kus kohas, et sina küll ei tule mulle siin pealt panema mu vastu, et kes need kõige raskemad või suuremad staarid, jah, kelle vastu, Charles Barkley, Sean Kempf, 90-ndate, nii palju kui ma platsi peal sain käidud, eks sai seal kõikide nende vastu seal natukene ikkagi mängitud, jah, seal Kevin Garnett, kes seal minu positsioonil nagu olid, et kõige huvitavam oli jah see võib-olla Charles Barkley, kes ta on nagu iseenesest ju lühem kui mina, aga ta võttis seal mingi 22 või 25 lauda maha oma suure tagumikuga, seal tegi ruumi ja mängis Houston Rocketsis siis ja ta oli siuke huvitav kuju, hästi positiivne ja peale mängugi ütles mulle, et Martin, mis sa võtad mind ette, sa tead, et mul ei ole kõige kiiremad jalad enam ja siukene alati oli väike krutski oli tagant taskust võtta. Kui palju seal sellist trash talki nii-öelda üleüldse oli vist keskmiselt rohkem või? Ja, see oli ju juba 80-ndat oli Larry Bird ju see kõige kõvem trashi mees, aga ma ütlen, et ega seal rookidele otseselt aega ei leitud, seal omavahel trashiti päris kõvasti. Et ma ei jõudnud veel sellesse staadiumisse seal, kus oleks minule ka siis natuke pööratud rohkem sellist tähelepanu. Ikkagi respekt, et sa suutsid ikkagi sellise karjääri seal teha, et see on nagu tänagi ma vaatan, et see on ikka nagu selles mõttes üks uskumatu liiga, et rahad 10-kordsed, nagu ma ka mainisin ja olen rääkinud ja natukene veendunud, et natukene nende vaade korvpallil on hoopis teistsugune, et kõik tahavad seal teha ja see elu üleüldse on selline see on respekt, et ka sina olid selles ikkagi osa, nii et see on nagu äge.
Läks aega mööda, jah, Tallasest Kreekasse. Mis enesetundega sa sinna Kreekasse läksid? Mäletad? Olin optimismi täis ja nägin tulevikku juba nüüd natuke teistsuguse pilgu alt, et kui NBA-s ütleme nii, ei saanud, oli tore küll, et sinna pääsesin, aga ei saanud ütleme niimoodi sellisesse rotatsiooni või mängu sisse, nagu oleks tahtnud, siis vaatasin huviga, mis saab Euroopas, sest et Kreeka on olnud üks mu unistusi juba sellest ajast, kui seal Sokk ja Kuusma mängisid Panathinaikoses. Ja Nikos Kallis tõstis selle Kreeka korvpalli ju täitsa uskumatusse kõrgustesse, et saada seal jalg ukse vahele ja vaadata, ega ma ei teadnud ju, kuidas mul seal üldse hakkab välja tulema, aga tundus, et siis järelikult see 2 aastat NBA-s andis nii palju ikkagi mingisugust enesekindlust ja õnnestus nagu hästi, ma maandusin ju Arises, olin seal 3-kuulise lepinguga, lõpetasin seal hooaja ära Arisega, ei lõpetanudki, sain ju dopingu. Mul oli mingisugune Ameerika energiatablett täiesti käsimüügist ja just enne play-offi siis meil sain 2-kuulise keelu. Mis jälje see sinust sättis, et kas oli, ilmselgelt platsile ju tahad, sa oled saanud nagu sellise ülemineku, mis jälje see sulle jätnud on või jättis? See dopingu olukord? Nii-öelda see jah, üleüldse see nii-öelda. See oli raske muidugi, see pani mõtlema, et peab vaatama, mis tabletti või mida sa üldse suust sisse ajad omal, sest et Ameerikas on omad mingid reeglid, täitsa käsimüügis tavaline energiatablett, et ma polnud üldse kursis, et kui ma ostan mingi purgi, et ma peaks hakkama sealt tagant neid pisiksi jutte lugema, et mis on lubatud, keelatud. Ma ju ei tea, mis asi on lubatud või keelatud. Hiljem ju tuli ega seal mingi Coldrex ja mingisugune ninasprei veel ja kõik sellised asjad on ju tegelikult vist võivad sisaldada mingisugust asja, mis on keelatud. Õnneks see vist oli mingi niivõrd väike kogus, et ma sain nagu väga väikse, ainult suvekuud olin nagu keelu all ja siis Kreekas Ivkovitš sai ju sellest aru, et ei olnud mingit tõsist asja, tegi mulle 2-aastase pakkumise, et sealt ma läksin edasi ju aegki. Selles mõttes, eks need kõik asjad kuidagi ikkagi ju annavad meile mingisuguseid kogemusi ja õpetusi, eks ole, et ja peale seda on ikkagi karjääri osa, on ju? Peale seda olukorda ma enam ei julgenud küll midagi, ma alati annad arstile või kellegile vaadata, lugeda läbi siis, mis sisaldab, mis on keelatud. Tegelikult jah, väga, väga nimekad klubid, eks ole, et me ei saa kuidagi salata seda, Kreeka on üleüldse oma liiga poolest nagu väga-väga kõva ja kui tänagi vaatame siin Olümpiakose, ma ei tea, Panathinaikose mänge või midagi, see on ikka ulmeline, mis seal ikka tegelikult toimub. Aga kuidas sulle tundub, et kui me nüüd räägime nii-öelda oma Eesti poistest, siis mis nemad, kas nad saavad üldse midagi teha, kas see on kuidagi õnnega seotud või mida nemad saavad nagu teha, et ka sellist karjääri endale lubada. Et me rääkisime küll Trellist, Trell on üks sellistest mängijatest, meil on siin Veesaar, eks ole, kes on ka nagu sinna poole küündimas, tegelikult potentsiaali on, liikumist on, aga kas on meil midagi puudu, et meil oleks veel rohkem neid selliseid pallureid? Ma arvan, me peame väga rahul olema, meil on ju terve koondis mängib välismaal ja veel on koondise kõrvalt seal veel Vaaks, Veesaar ja veel, ma kujutan ette palju nimesid, kes tegelikult mängivad välismaal, kellel on väga suur potentsiaal. Me pole olnudki nii heas seisus, ma isegi julgen öelda, et kunagi ei ole olnud nii heas seisus. Vene ajal oli kindlasti raskem, eks ole? Jah, ma arvan, et ei olnud küll viletsamaid mängijaid, ütleme nii, aga piirid olid kinni ja olukord oli raskem ja oli 2 välismängija reegel, tänapäeval on ju Euroopa lahti, mõni klubi, Saksa klubi on 10 välismaalasega, mõni on täitsa terve sats on välismaalasi täis, et korvpall on ju globaalselt
igatepidi vaba, et vahepeal üritati isegi natukene keelata, et 6 kohalikku peab olema ja siis võib-olla sul veel 6 välismaalast, eks, et mõned liigad isegi vist üritavad seda teha, aga suures plaanis on kõigile jagub mängukohti ja leidub mingeid klubisid, kes kus võib nagu ennast arendada, aga No, jätkuvalt meil ei ole, ma mõtlen ka nagu rohkem seda, et meil ei ole väga palju mehi, kes siin nüüd Euroliigat mängivad või NBA-d lausa, et Trell korra käis, upsas välja, mängis seal D-liigas suuri mänge, aga just nagu neid liigasid, et kas meil on nagu midagi puudu, et nendesse see on valikute küsimus, et ka mina oleks võinud pikemalt mängida Euroliigas, aga valisin selle Venemaa liiga, et mängisin seda Kotsarju ka oleks saanud jätkata Euroliigas, valis Jaapani. Eks ta on valikute küsimus ja lõpuks eks need mängijad oma agentidega otsustavad, mis neile nagu parasjagu kõige õigem on. Mõni võib ju saada sinna Euroliigasse, aga võib-olla mänguaega ei saa nii, vaatame Raiest, et kas võiks, et kaua sa istud, lõpuks tahad sa kuskil põllu peale ka saada. Mingi aeg on see, kus sa enam pead otsuseid vastu võtma, et muidu jääd täitsa vana meheks ja istunud seal nühkinud seda vahetusmängijate pinki seal. Et ma arvan jah, et iga mängija teeb ise neid otsuseid ja ärgu keegi midagi kahetsegu, pääsi, et mängivad ja naudivad. Okei. Jah, sinu sellest Kreeka asjast, sealt võime edasi hüpata selle Venemaa satside peale, seal tegelikult sa said ka Astanas, said siis nii-öelda päris väärtuslikud auhinnad, päris nii-öelda MVP said seal isegi. Astanaga paned mööda praegu, Astana, ma pole Kasahstanis mänginud. Sorry, selle me räägime Tatarstanis, Kaasan. Just täpselt Kaasanist, jummel, vabandan. Ei ole Kuidas sa seda nii-öelda Venemaa liigat nii-öelda meenutad? Kuidas see võrreldes nüüd selle NBA ja võrreldes nüüd selle Kreeka? No see oli ikka nagu samm nostalgia poole natukene. See oli juba vaikselt Eesti poole tagasi. Mind üllatas sees ka professionaalsus ja tase. See mind natukene üllatas, kus see oli võimas, see oli võrreldav NBA või Euroliiga tippudega, ongi nii, et väga, väga huvitavaid olukordi oli, kus kohas ma võin siin pikemalt rääkida, ma ütlen, väikene treeninglaager oli Peterburi lähedal ja kui sinna jõudsime, oli ilusti meie põrand maas, meie korvid. Et öösel olid siis vedanud suured veoautod, kui terve meie oma põranda sinna, CSK juttudega kõik, eks, siis seal oli tõesti, see toidu kvaliteet oli absoluutselt igas linnas, igale poole, kus läksime üks ja sama, ma ei tea, kas siis nad vedasid meie kokad ka kaasa või nii, et see oli väga, väga huvitav. See võib öelda, et sama ulmeline kui NBA, ka eralennukid, värgid. Jaa, eralennuk oli ka meil veel, et ülisuur mingisugune, et tõesti ainult mängi ja naudi. Aga ülejäänud klubid seal Moskva, Dünamo või see Kaasani Unix või Permi Ural Great, et need olid natuke nostalgia laksuga. et seal ikka läkides inimesed ümber ringi ja sükene. Aga ka ikkagi korvpall oli au sees ja mulle meeldis, et me ikkagi suur enamus mänge kogu aeg võitsime, ükskõik kus ma siis seal läksin, et ma ei tule kaotustega hästi toime. Okay. Kas nendel perioodidel ikkagi oli nagu peas mõlkumas ka, et ma ikka lähen NBA-sse tagasi? Või? No ma ühel aastal vist isegi pidin minema Timberwolvesi laagrisse, aga siis jäi mingite dokumentide taha, ma ei saanud nii kiirelt viisat, sest ma unustasin ära, et mul on viisa aegunud ja siis kui ma läksin kiiruga, siis nad tahtsid, et ma tuleks veel mingi järgmine nädal intervjuule. Mul olid kõik dokumendid ja paberid valmis ja ma ütlesin, NBA-sse nii ei saa, et kui ma õigel ajal ei jõua sellest uksest sisse seal, siis lükatakse. Võetakse uus asemel. Jah, et seal jäi siis Kevin McHale kutsus mind sinna laagrisse ja see jäi puhtalt viisa taha ja ühe korra ma käisin veel Bostoni suveliigas
see oli see aasta, kui LeBron James sisenes NBA-sse, et sai juba mängida ta vastu, siis et mingisugused väiksed nagu sellised kiiked olid sinnapoole uuesti, aga mul andis jalg vähe tunda juba ja tundsin, et vanus hakkab ka tulema ja ma tegelikult võtsin rohkem neid nagu turismiretkena sinna, et mul oli endal ju tagataskus ka Euroopa leping nii või naa, et ma mõtlesin, et kui nüüd mingid rahapilved ei tule kuskilt, ei tea kus kohast, tead, siis võin jätkata NBA-s, aga üldiselt mul oli juba, keskendusin juba vähe Euroopa korvpallile. Okei. Kas sellest on ka kahju? Jah, oleks võinud ju, ei kahju ei ole, aga oli mõttekoht, et oleks võib-olla võinud tulla natuke hiljem, kohe peale Kreekat oleks pidanud proovima uuesti NBA-sse minna, aga ma võtsin üsna kas nüüd kergekäeliselt või, aga nagu võtsin selle Venemaa pakkumise vastu üsna varakult, nii et ei jätnud siis NBA-le enam ruumi. Okei. Kas sa tunned, et Kreekas, NBA-s, Venemaal, kas jäi midagi tegemata ka, kas midagi on jäänud kripeldama, kas? Mul ei ole. Kõik mängijad teevad mingid kas häid või halbu valikuid või see on osa ja see on olnud lihtsalt see karjäär, ma pean olema ülimalt õnnelik, et selle jalaga on saanud, mul ikka oli päris korralik, ütleme, hüppeliigese vigastus, et selle jalaga üldse nii pikka karjääri teha sai, ma pean olema väga-väga tänulik kellegile. Jah, hüppame edasi, sa tegelikult maandusid lõpuks, või me räägime siin Tartu Rockist, või me rääkida siin Tarvasest, sa ikkagi lõppude lõpuks, kõige lõpuks maandusid uuesti Tarvasesse. Ma mäletan isegi neid mänge, ma käisin Tartu Ülikooli spordijoones seal nii-öelda kergejõustikumaneesis neid mänge vaatamas. Anderson, Saage, Noor Veidekas, asjad, siis tegelikult nagu seda oli äge vaadata, et melu oli kõva, ikkagi mängud olid kõvad. Kas sellel juba ajal sa juba tundsid, et hakkab see vaikselt see nii-öelda see karjääri osa nagu otsa saama? Loomulikult, see oligi läbi. Enne seda oli veel see Austraalia, et kus sa... Jaa, ma ei mänginud ju mingisugune 1,5 aastat ja siis sõber siis mingi päev helistas, et kuule, et meil 2-3 mängu on minna, et siis on play-off, et tule äkki liitud, ega ma ei teadnud, kuidas ma liituda saan, mul jalg tegi valu, kui ma olin opilt tulnud ja taastunud ja nii, aga kas Austraalias oli veel see nagu tunne sees, et ikkagi veel jätkame või? Ei, Austraalias tegi mul väga haiget. Ma ise läksin Austraaliasse mõttega, et peale taastud seal, et seal on 1 kord päevas trenn, siis lähed otse ookeanisse, taastud seal, et võib-olla kuidagi on jalale hea, aga tegelikult pandi veel mingid süstid sisse, kortesoon, seda ma ei tahtnud, aga see kuivatab ja see, ma ei tea, pandi vale süst sisse, ma tahtsin ühte teist, mingit keelsüsti. Ja siis Austraalia mingisugune doktor oli seal, kes läksin talle näitama jalga ja siis küsisin, kuidas on jalg. Ta vaatas mulle otsa, tahad ausat vastust. Ütlesin, muidugi anna aus vastus. Ma ei tea isegi, kuidas selle jalaga kõndida saada. Ja eks ma mingite tablettide najal seal jooksin, hirmus kiire mäng ja 48 minutit on ju tead mänguaeg ka veel, et tuli raske otsus vastu võtta ja seal ma nägin, et siis mu karjäär on nagu läbi, eks, et ega enam asja ei saa, et mõtlesin ainult uuele operatsioonile ja kui operatsioon sai tehtud, Soomes ma selle tegin, väike lootus oli, et võib-olla veel korra kuskil natukene pallida, aga sõber helistas, et tule natukene, teeme selle ilusa lõpu ära, et ikkagi alustasime koos ja lõpetame koos, et ja tuli selline väikene fun hooaja lõppkokkuvõttes Tarvaga, et see siis nagu võibki selle karjääri lõpunuks
Kas võtsidki selle rohkem nagu just selle lause pärast vastu või midagi ikkagi kuidagi nagu isutas või miks sa selle nii-öelda selle Tarva hooaja vastu võtsid? No eks see, kuidas sa nimetad, closure on selle asja nimi, et kuskilt teed selle lõpu ära, see Tarvaga võita hõbemedal Estikatel oli väga lahe saavutus ja ega siin muud ma ei oskagi öelda, Siis ikkagi Andres helistab ikka, ütleb, et kuule, et lõpetame koos ära. Ei, see oli viisakas viis, et igal sportlasel on mingisugune viis see asi ilusti ära lõpetada ja mina nägin selles oma võimalust. Kas siis juba vaikselt hakkas koitma ka, et mis sa nüüd edasi teed, et peale seda ju tegelikult läksid sa treeneriks, kas juba nii-öelda hooaja pealt teadsid seda, kas juba teadsid Austraalias, et lähen treeneriks, millal see treeneri osa sinuni jõudma hakkas? Oi, see on see raskem periood ja need on küsimused, mis ei tule, vastused ei tule kergelt nendele küsimustele, selles mõttes, et ega sportlane, kui lõpetab karjääri, ega midagi lihtsalt tal ees ei ole. Ükskõik, mis pakkumised, mis töö, kui sujuv see üleminek on, sa jääd tükk aega, sa oled ikkagi veel sportlane, sa ei ole midagi muud, et isegi 10 aastat hiljem ma ikkagi olin ju korvpallur, ma olen korvpallur, Eks ma paar aastat ei teinud võib-olla midagi, ma kujutan ette, ma ei mäleta küll praegu, aga Kuusmaa ja Varrak olid siis vist Graamo juures ja nad kutsusid, et mind hoida natuke korvpalli juures, kutsusid mind sinna siis, ma ei tea, kas appi või eks ma hakkasin siis vaikselt vist tegema oma treeneri pabereid ja liitusin Graamoga, et ma olen neile väga tänulik, et nad tõid mu korvpalli juurde tagasi. Aga see on see aeg, mida me ei mõtlegi välja, et mida me nüüd tegema hakkame, mida me peaks tegema, võiks teha. Pole ju mitte midagi paremat, kui olla korvpallur või sportlane, tegeleda oma meelisalaga. Treeneri pingilt on see hoopis teisest vaatevinklist, aga ütleme, et siis mingisugune korvpallis vähemalt jätkamise meetod see on. Jah, ma täitsa tunnetan sind, ma ei ole küll sellist kõrget mängu mänginud, aga ma olen samal ajal nii treener kui ka mängija ja siis vahepeal treenerina kõrvalt vaadates mõtled ikka, et tahaks ka sellesse mängu, tahaks ka ju visata neid korve ja nagu kuidagi tõmbab. Elada nende võitude kaotustega ja olla meeskonna mängija ja käia koos reisidel, mängudel. Hindamatu. See kõik on väga-väga vinge. Hindamatu kogemus, eks ole, ega midagi sellist üldse unistada ei saa ja eriti, kui sul on kirg ka korvpalli vastu, täitsa kujutan ette. Et aga jah, selle Graamo nii-öelda pakkumise sa ikka lõpuks vastu võtsid, eks ole, et ja ega siis ma ei olnud ka kindel, kui kauaks seda jääb, kui kauaks ma jään korvpalli juurde. Iga aasta kaupa, pikendada, nüüd on vist, ma isegi ei tea, kui palju aastaid on, et küll nüüd erinevatel tasemetel ja hetkel ma olen leidnud väga mõnusa sellise koha nagu Haljalain Kõu, et me oleme kasvatanud nii palju seda kogukonda, me oleme fantastilised fännid on, nad täitsa kui tulihingelised, nad lasevad pisara ka seal peale meie võitu, et nad reisivad õhtul hilisele mängule Tartusse, kus panevad täieliku trummi värgi tööle, Just. See on ka mingi teistsugune kogemus hoopis ju vaadata treenerina seda, eks ole, et kellelgi läheb see nii hästi korda, tõesti müts maa selle Rasmus Mägi ees, kes on selle kõik püsti pannud ja loonud Haljalain Kõus sellise brändi. Et tahaks ainult edasi minna nendega. Enne veel, kui me nüüd selle Kossu karjääri juurest lähmegi nüüd lõplikult selle nii-öelda treeneri osa peale ära, siis kas on ka mõni huvitav seik või selline, kas väljaspool korvpalli või siis just selle Kossu ajal, mida sa nagu eriti mälestad? Kas mõni koondise mäng, NBA-s mingisugune moment
et Kreekas, Venemaal mingisugune kas selline naljakas, humoorikas, vastupidi õpetlik, mis sul täna siuke esimese asjana niimoodi kohe peale tuleb? Ütlen ausalt, et raske, et selleks läheb mul tõesti siin aega, et meelde tuletada kõike seda, nad on kõik need aastad või erinevad kohad on andnud midagi hindamatut, nad igal pool on erinev kultuur ja see on olnud ülimalt kihvt nagu ennast sisse sulandada nendesse kohtadesse, on see Iisrael, Kreeka, Venemaa, USA, Austraalia, et seda nalja sai kindlasti igal pool aga et see on jah, lihtsalt ma olen nii tänulik sellele pikale karjäärile ja et ma sain kõiki neid kultuure näha. Okei. Jah, kindlasti respekt, see oli äge. Jah, nüüd rääkides sellest treeneri asjast, siis tegelikult Graamos sa ikkagi natuke aega ikkagi olid või tegelikult võib öelda et päris nagu pikalt ei saa öelda, aga keskmiselt ikkagi mingid hooajad sa seal olid, eks ole, sealt tuli ka see Valgevene üks nii-öelda pakkumine ja kuidas sa selle Valgevene otsani lõpuks said, et kuidas, mismoodi? See oli üks kõige üllatuslikum asi, mida ma... Oli. Mul oli üks sõber, Ruslan Baidakov, et temaga mängisime liidukoondises koos noortena ja jälle kutsus, helistas, ütles, et tule, et mul on teist treenerit, tule mulle teiseks treeneriks, See on davai. Okay. Et 3 kuud või mis seal oli, väike koos ettevalmistusega ja tahtsin seda riiki ka näha sealt natuke seest poolt, mis nad ette kujutavad. Okay. Kas ootused vastasid kõigele? Ei vastanud seal midagi, see oli, riik on puhas ja riik on selline kõva selle diktaatori käe all, kõik need, seal on omamoodi selline pull olukord jah, et kõik majad ja kõik on korras, hästi korras on kõik, seal on piitsaga vist toetakse taga inimesi, et kõik toimiks. Aga see piiriületus oli ikka väga raske, ma siin paar korda käisin Eestis, läbi Leedu tulin sealt koju ka ja siis hoiti ikka kinni seal, küll 7 tundi ja tehti 5 eurot trahvi ja et seal peab olema sissekirjutused ja see oli nii raske, et peaval oli tohutu. Täielikult. Võtsin sõbrale sinna, ma ei tea, 4 õlut kaasa, et kinkida Rocki õlut. Jama vajas. Ei, siis saadeti mind tagasi, et ei tohi vist üle poole liitri või üle liitri ei tohi tuua. Ma mõtlesin, vahetsen, võtta siis endale. Ei, saadeti tagasi selle pärast Leetus, seal viskasin prügikasti ja siis tulin uuesti üle ja siis hoiti kinni ja ta täiesti, nad nagu mingi jama on, nad nagu ei salli vist Baltikumi inimesi. Ehk siis võib öelda, et üks raske kogemus? See oli väga imelik kogemus, et ma küll ütlesin, ma olen teie riigi kunagi teine abitreener, ei huvitanud kedagi see. Okei. Jah, tundub, et sellises diktaatoririigis ega asjad lihtsaks ei lähe, aga see on ikkagi jällegi mingi kogemus. Jah, kogemus ikka. Et kas see on nüüd kogemus, et ei tahaks rohkem minna või mis kogemuse sa arvad, sa said seal? Ega seal jah, nalja pole. Kui sa mingi grupiga lähed, käid ära, on normaalne, aga ma ütlen, otseselt tööle sinna vist minna ei tahaks. Okei. Aega läks mööda ja tegelikult TLÜ Kalev, peatreener, kuidas sa seda perioodi hindad? Peatreener ikkagi lõppude lõpuks sellise ju satsi juures, kas siis juba olid veendunud, et okei, et nüüd seda treeneri osa ma panen nüüd juba edasi või võtsid ikkagi aasta-aastalt ja? Ega ma peatreeneriks nagu otseselt ei pürginud. Aga Gert Kullamäe otsustas lahkuda klubi juurest ja siis mulle kuidagi kukkus see peatreeneri roll sülle. Et oli vaja hooaeg ära lõpetada
mingil moel me veel tulime teiseks, mängisime Kalev Cramoga siis finaalis. Et tekkis juba väike tunne, et võib-olla näed, võib-olla oskan asja. Et oli jälle huvitav kogemus ja hiljem sai siis Tarvaga veel, Tarvas olla peatreener ja nüüd siis Jan Kõus, et noh, mingi peatreeneri kogemus mul on, aga ma ei pea ennast, ma pean ennast ikkagi korvpalluriks, mitte treeneriks. Okei. Aga kas sellist ideed ei olnud lõpuks, et noh, nagu sa oled ütlenud, et sa oled seda treeneri asja võtnud ikkagi aastalt, on ju, et noh, et vaatame ühesõnaga, mis saab ja kas sellist ideed ei olnud, et noh, nagu sa ütlesid, et võib-olla sa oled loomult selline inimene, et noh, jäängi koju ja enam-vähem ju ja on ju kena kopikas ka saadud ja et nii-öelda vaikselt ajabki seda kodust asja või see ei tulnud kõne allagi, et ikkagi ju noh, hasart on sees, ikkagi peab kossu juurde kuidagi saama. Tähtis on, et kuidagi elus oleks asjad balanssis ja keegi ei tohiks üle töötada ja keegi ei tohiks nagu istuda ka niisama jalg üle põlve kodus ja jääb ka hulluks, et sul peab mingisugune mõnus hobi olema või mingi tegevus ja eks sellepärast ma ikkagi tulin välja sellest mitte midagi tegemisest, et tähtis on, et teed seda, mis sulle meeldib. Alati ei õnnestu ju kõigil see ka. Nõus. Et aga sa saad jah oma panuse ikkagi treenerina anda, et kõik oma kogemuse pagasi teistele noortele, et see on ikkagi, nüüd on see aeg, kus sa saad tegelikult tagasi anda justkui kõik. Jaa, noh, mulle meeldib see, mida ma teen hetkel ja ei vahetaks seda millegi vastu, mulle meeldivad need poisid, kes tulevad peale tööd ja annavad 100-110% annavad nad trennis ka, nii et müts maha nende ees. See on olnud väga vinge kogemus. Ma ütlen, et kõrgliigas ma olen näinud mehi, kes vinguvad oma mänguaja pärast ja küll ei saa raha piisavalt ja küll ei saa mänguaega ja küll ei tea, kas ikka viitsivad olla ja otsivad väkke midagi muud. Võt need vennad tulevad töölt. Need tulevad, annavad lahinguna. Et see on, ja nad ei vingu millegi üle. No. Et see kollektiiv on väga kihvt. Jah, nüüd me räägime Haljala NG6, eks ole. Kuidas sa sinna maandusid? Kuidas see kõne sinuni jõudis? Kuidas see kiri sinuni jõudis? Seal öelda siis Alar Varrak tegelikult pakkus mulle seda kohta, sest ta vist on hea sõber meie Rasmus Mägiga, siis nimekaim, kergejõustiklase nimekaim, eks, aga Rasmus Mägi on selle võistkonna eestvedaja, nad panid kinni Rahvaliiga, jõudsid teise liigasse ja siis oli neil väikene soov saada endale ka mingi treener, et mingi. Aga noh, ja siis ta võttis ühendust Varrakuga ja Varrak tegi mulle nagu, ma ei tea, ütles, et mõtle järgi, et noh, võtta ühendust, räägi Rasmusega ja äkki sobib, et noh, seal enam-vähem selles piirkonnas ka ju elan, et poole tunni kaugusel. Ja ega ma ütlesin, ma teen ühe näidistrenni või proovitrenni ja vaatame siis üle olukorrana. Ja mulle väga meeldis, ma olin üllatunud, sest ma tegelikult arvasin, ma polnud kursis üldse Eesti esiliiga, teise liiga, Rahvaliiga tegemistega. Ma arvasin, mida ma kunagi ammu oma peas vist olin näinud, et seal mängivad õllekõhud, hästi vanad, mingid naljamehed. Ja tegelikult juba Eesti teine liiga on tegelikult, nüüd on praegu hästi noor, panevad noortele rõhku, aga seal on juba mingi tase, nad jooksevad, nad on sitked ja neil on juba korvpalli teadmised ja oskused olemas. Rääkimata esiliigast, mis on minu meelest praegu aegade kõige tugevam esiliiga. 100%. Seal on kõik need Jaaksonid ja Ruubelid ja Allemannid ja Radikud ja on seal, see nimekiri on pikk, Veidemann, et kes kõik võtavad osa esiliigast, rääkimata Kadrina Karudest, Saaremäelid, Piibikovid, Joonas Järvelainen, need on mängumehed kõik. Ühesõnaga esimese trenniga müüdi sulle ikkagi see liiga maha, on ju?
Jaa, ei, ma nägin, et nende kuttidega on kihvt teha ja ma olen väga õnnelik, et ma olen saanud esireast näha kõik 2 aastat nende meeste pingutusi. Jah, selles mõttes Varrakut saab süüdistada. Peabki süüdistama teda. Peabki süüdistama, nii et ikkagi õnn tuleb alati kuidagi kellegi toel tuleb ikka õuele, eks ole. Jaa. Kuidas sa hindad nüüd, et jah, nüüd sa oled mõnda aega nüüd seal Haljala juures olnud, et kuidas sul läinud nendega on, et tegelikult mängitakse nüüd Eesti esiliigat. Mängud on põnevad, et tegelikult vaadates, et seal ei saa ju üldse, isegi ei saa mängulist osa nagu laita, et te olete mänginud siin Reinar Alliku ja selliste tiimidega punkt mängud tegelikult alles tulles teisest liigast ja kõik on tegelikult läinud, mulle tundub justkui plaanipäraselt. Kuidas sa ise hindad, kuidas on läinud? Ega ma ei osanud hooaja alguses mingeid selliseid järeldusi või otsuseid või ma ei teadnud, mida oodata. Ma olin teadmatuses. Aga ja kui kuulasin teisi nagu spetsialiste, siis meile nagu ei keskendutud väga. Me arvati, et me oleme selline võitleja sinna väljakukkumise vältijad, eks. Et kuidagi kuskil jääme sinna 8-12. Aga kui me saime siin Veidemanni juurde, suures plaanis sai võistkond üsna samaks ja nad mängivad nii hästi, nagu nad mängivad, siis see tegelikult on mul kerge üllatus. Nad on minu jaoks ennast juba ületanud, et meil on hetkel 4. oleme. Nüüd viimane raund on veel ees. Võime tõenäosus on, et me läheme Kadrina Karudega vastamisi ja veerandfinaalis on 2 võiduni. Rakvere suurhallis. Ja see suurhall läheb täis ja tuleb hullumeelne omamoodi siis nagu finaal siin, kes on Viru Kunn, eks. Et ma ei kahtle üldse, et me läheme kõvat lahingut andma selles mängus ja kui me tuleme sealt võitjana välja, siis Müts maha. Siis see on küll tõesti võimas tulemus, et see on lühidalt kokku võttes sulle vastus, kus me oleme või kuidas ma tunnen, kuidas meil läinud on, et ma olen väga poistele väga uhke. Aga millist mängu sa neilt nagu eelkõige ootad, et tegelikult ma näen justkui Haljala poolt sellist, nagu NGU tähendab Never Give Up, sellist agressiivset, natukene kiiremat mulle tundub, võistluslikku satsi. Kas see on ka sinu ootus või kuidas need ootused ja asjad kokku on läinud, et mida sa neilt eelkõige ootad ja kas see on nagu läinud nii, nagu sa ootad? Ei, sa mainisid õieti ära, ega tahamegi, nagu tänapäeva korvpall on, üritad suuret panna kaitses, tahad kiirrünnakusse kiirelt joosta, et agressiivne mäng on tänapäevase märksõna, mis võiks natukene paraneda meie 1-1 kaitse, et kus me ka peame oskama oma keha ja oma agressiivsust näidata. Aga võib-olla siis need kõige tähtsamad mängud on ees ja näeme ka seal edusamme. Kas kui nüüd ikkagi Haljala sundub ka üks päev, loodame, et see üks päev ikkagi tuleb, sest mulle meeldib ka Haljala tiimi nagu neid mänge vaadata ja kogu seda süsteemi ja kogu seda brändi, ma olen sinuga täiesti nagu nõus, et see on ikka nagu hästi ja kvaliteetselt tehtud, et kui üks päev tuleb nüüd see meistriliiga võimalus, siis sina jätkad ja paned edasi või ikka kõik optsioonid on alati laual, et nagu ma ütlen, mulle meeldib, mida ma teen selles satsis ja mulle meeldib see sats. Igal juhul, tore oleks, lihtsalt siis tuleb, me peame mõtlema lihtsalt, kuidas see sobib see Eesti-Läti liiga meie töömeestele, et siin on nagu mõtlemiskoht, et tegelikult need töömehed ei saa niimoodi minna Lätti ära töölt, et
kontseptsioon ei sobi meie meeskonnale. Eesti liiga siis oleks mõeldav, aga see tähendaks ju tegelikult täitsa uut Alja-Längu satsi, kui me võtaksime osa Eesti-Läti liigast. Kuidas sa üldse hetkel hindad, et mis Aljalal võrreldes teiste nende esiliigadega nagu rohkem on või mis on parem või mis ka näiteks organisatsiooni poolt, kas on midagi teistmoodi, et sa oled ju olnud ka meistriliiga tiimide juures, Graamo juures, kui võtame kogu seda Eesti punti, siis mis sulle tundub, mis selle NG juures nagu kas on midagi teistmoodi, kas on midagi paremini, kas ma arvan, igal satsil on oma mingisugune mina ja ma saan rääkida rohkem, ma ei saa erinevustest rääkida, ma saan rohkem rääkida, mis meil on, et meil on tugev kogukond, kes meid toetab ja meil on ühtekuuluvustunne tugev, et me ei pea, nagu ma olen mängijatelegi öelnud, et me ei pea tõesti mitte kedagi kartma, et me oleme näidanud ja tõestanud ja võitnud põhimõtteliselt siin kõiki satse esiliigas, ja küll paar tükki on siin ära läinud, aga nad on jala ukse vahele saanud ja nüüd on ainult edasi, et kas meil see aasta õnnestub see liiga kinni panna, on iseasi, aga see punt on võimeline üllatama. Aga kui hindad nüüd ainuüksi neid mängijaid, siis jah, selles mõttes meistriliiga kaliibriga mängijaid jätkuvalt on, Veidemann, eks ole, kas on veel kedagi, keda sa näed, kes tegelikult võiks meistriga tasemel täiesti vabalt mängida? Erki Sillamaa on olnud meil nagu energiamängija. Tal on omadused, füüsilised omadused suurepärased, ta võitleb tõesti lõputult 40 minti võimeline võitlema, andma kõik endast. Oliver Reinol on meil hea kolmese kütt. Ma näen, et neil mõlemil on vaja teatud elementides natukene parandada oma mängu. Erkil on vaja leida natukene, lülitada teinekord mõistust vähe sisse, et ei saa olla nagu ühes rütmis või siukese, tuleb osata tempo muutust või sellist rütmi muutust leiutada talle, aga ma ei tea, kas sa täpselt aru saad sellest, aga Oliveril on vaja ka natuke füüsist ja asja, aga kas seda just niimoodi 2-3 trenni pealt nädalas saab, et selles mõttes, kui tahata teha nüüd samm edasi, siis peaks tegema trenni ka ikkagi ise panustame juurde. Ja et siis saab paremaks, et praegu on selline toonust andvad trennid pigem, et see on see amatöörkorvpalli head ja valud. Selles mõttes, kui ma nüüd jälle analüüsin ka neid mängijaid ja üleüldse, nagu me eelnevalt rääkisime nendest natukene nagu egoismist ja asjadest, Erkit hinnates ma tean, et ta on selline, kuidas siis öelda inglise keeles, niisugune nästi mängija tegelikult, ta tahab ja ta on niisugune natukene võib ka olla selline nagu pind tagumikus ja mõlemal on jällegi neil nagu olemas see selles mõttes need liidriomadused, et jah, potentsiaalselt teha siis kõvat trenni, siis on see kõik võimalik. Jah, ta peaksid hakkama siis profiks, aga see on nagu teine maailm siis natuke. Just, jah, siis jah, see nagu sa ütlesid, et kui nad töö kõrvalt käivad ja asjad, et siis tuleb terve ju korrektuur oma nii-öelda plaanile teha, et jällegi see on midagi muud. Ma arvan, et nad saaksid ka juba tänasel päeval hakkama seal kuskil, ma ei räägi Kalev Cramast või Tartust, aga mingis klubis nad saaksid juba minuteid kindlasti, aga et saada nagu päris rotatsiooni või mäng, selleks oleks vaja muutuda natuke profiks. Mis ambitsioonid sul endal veel on, et kas plaanid veel kuskil, Valgevene vast mitte küll, aga kas plaanid veel kuskil ka piiri taga veel treeneri asja teha midagi või selle peale isegi Kindlat vastust ei saa sellele ju anda, aga ma olen mõelnud küll aeg-ajalt, et ei tea huvitav, et kuhu see elu võib lõpuks viia, et kas viib mind näiteks Rootsi, kas viib Küprosele võib-olla või sa ei tea, treeneri töö ongi siuke huvitav ja
sa ei tea kunagi, kus sa võid maanduda jälle järgmine hooaeg. Et reisida sulle meeldib? ikka meeldib, kuigi viimasel ajal ei reisi väga, need lennukid ja need igast pandeemiad ja mis meil siin olnud on, siis ei ole enam kutsunud väga. Väga atraktiivne ei ole jah, tõesti. Et need riigid, osad on muutunud ebaturvaliseks ja ei teagi. Kreeka otsa muidugi lahe, sinna peaks minema. Kindlasti on mingid sõpru ka seal alles, jah? Ja, mõned ootavadki. Et lubasin aga minna ja ma arvan, see aasta lähen. Okei. No siiralt mina loodan, et sa saad ka maksimaalselt selle panuse anda, et kuskil ka piiri peal, sest tegelikult jah, kogemuse pagas sul on kindlasti keskmiselt rohkem oma mängija karjääri pealt võtta, et sa oled ju näinud ikkagi erinevad treenereid, tead, kuidas välismaal asjad käivad, et seda saaksime ka omal siia Eesti nii-öelda maamulla peale rohkem, aga koondise mängu vaatasid? Vaatasid. Kuidas sulle meie tänane koondis tundub? Jah, nagu sa enne mainisid, et meil kõik on ju välisklubides, et tegelikult me elame väga, väga head korvpallielu, mulle tundub ka, aga üldpildis, kuidas tundub? Alati saab paremini, alati saab halvemini, kuidas sulle? Saab ikka paremini ja saab ka halvemini. Mulle jättis Rootsi koondis, eriti teises mängus, jättis väga hea mulje, et neil väga kihvtilt mängisid ja ei olegi üllatus, et me peksa saime. Kuidas pall liikus, kuidas rollid olid paigas, kuidas nad lauas võitlesid, kuidas liidrid mängisid, kui agressiivsed nad olid. Nad mängisid parema mängu kui Eesti ja me peamegi seda tunnistama. Eesti oli natuke loterii peal väljas, üle käe 3 set, vahepeal 3 tükki sisse, jälle et paraku nii ta on. Eestil on kindlasti suurem potentsiaal, aga meil puudusid ju eesmängijad. Kes oleks võib-olla vastutan natuke nende laudade pärast ja kui sa viskad nii palju vabakaid mööda, siis on ka keeruline ja Rootsi oli parem meeskond ja kahju, et tass seal vigastada sai, Kotsari puudumist, ma ei tea, võib-olla jälle õlaga väljas, ma tegelikult ei ole isegi kuulnud, miks ta ei tulnud. Aga mitte, jah. Aga üldpildis saab rahul olla või kuidas sulle tundub? Iseenesest oleme üsna pikk võistkond isegi ja hästi saame kaitses ju vahetada, kõik need trellid, treierid on nüüd, et kõik söksed enam-vähem söksed suurt kasvu ja kuulame taga, eks, et okei, oli ebaõnnestujaid, midagi pole teha ja ebaõnnestujaid saabki olema, et võib ju natuke nuriseda ka seal, ma olen ise ka proovinud, et vahetada hästi palju ja vahetada, aga see juba Toiolal oli see käekiri, et üritati, sul on üsna sarnane või ühel tasemel sats, kõik need mängijad, et oskavad mängida, aga üle raske on 11 või siis 12 mängijat kasutada et mängus ja sinna võib see rütm teinekord minna. Vahest läheb ladusalt, kõik mängivad oma 5 mindi kaupa seal või ma olen ka üritanud seda, aga ma näen treenerina lihtsalt teinekord seal osad mängijad ei saa oma head rütmi kätte, et tuleb teha neid valikuid, nagu mul hea sõber Madis Putka ütles, et kui tahad kõigile meeldida, mine müü jäätist. Et tuleb proovida leida see mingi ja panus panna mingi teatud seltskonnale, et kokkuvõttes see 8-9 mängijat on minu meelest, keda kasutada on nagu parem idee, kui anda kõigile natukene. Räägitakse hästi palju nüüd sellest kodupubliku ja kodusaali nii-öelda pingest, et miks me ei suuda nagu seda nii-öelda murda, et tegelikult rääkides trellist ja rääkides teist nagu sellest esimesest mängust, siis oli näha, et me justkui ikkagi oleme nagu ikkagi ju kõva sats ja oleme Rootsist nagu üle, aga see kodu nagu mingisugune närv või pinge või mingisugune asi, nagu räägitakse, on see miski, mis natukene nagu takistab, et mis sa arvad sellest, kas see on nagu mööduv, kas see on nagu mingi reaalne asi, et ma saan ka aru, et kodus loodetakse ju rohkem, sa ikkagi oma poisid tulevad koju. Võib-olla on pinge, võib-olla on, ma ise
ma ise ei tahaks uskuda, aga kui keegi ütleb ja arvab, siis ega ma vastu ei vaidle, võib-olla on pinge, võib-olla on mingi kokkusattumus. Ma ei usu, et see on nüüd hotellis ööbimise pärast. Ma seda minuga ei usu, jah. Kõik need mängijad on harjunud hotellis elama ja enne mängu, et see tegelikult sa puhkad paremini välja. Nad ei taha ühtegi meie Eesti pisikest motellikest solvata, ma nime välja ei too, kui sa, nad ei ole mingis tavalises pisikeses kuskil jamas hotellis, nad on ikkagi, ma ei tea, kas äkki Radissonis või mis on nagu väärt hotellis, eks, kus nad saavad siis koos olla, nad saavad kiirelt videoid teha, nad saavad ette valmistada, keegi ei ole ula peal kuskil, et selles mõttes see on väga professionaalne ja see on ainult üks mäng ja tuleme kõik kokku hotelli ja lähme sealt mängule kõik koos, et mingit jama ei oleks, eks, et ma usun, et see on ikkagi õige tegu. Aga miks ei tule kodus võitu ja vist lugesin kuskilt 2 aastat või oli vist nii või, et üks võit nagu selle peale, no tõesti, samamoodi tulid ju vastased, võib-olla siis kõikidel on mugavam võõrsil mängida, sest et Tšehhi pani ka väga vinge mängu siin, tõesti hea mängu tegid, ja panid meile kotti ja Rootsi tegi hea mängu siin meie vastu, et võime ju siin alati leerdada sellest pikalt, aga tegelikult siin ega siin vastust ei ole, tuleb minna uuesti ja üritada uuesti ja ma ütlen edu poistele, nad on tegelikult väga, nad on üles kasvanud meie silme all tegelikult täitsa headeks mängijateks. Just, ma olen 100% nõus, et iga päev on uus päev ja kahjuks pall ongi ümmargune, et üks mäng on selline, teine mäng teistsugune, et ega seal ei saa jah midagi, et ma lihtsalt mõtlesin, mida sina sellest arvad, et jah, selle hotelli asjaga mina väga nõus ei ole, et nad on suhteliselt tihti on hotellides ja see ei ole nagu aga ma olen nõus, et jah, see mingi pinge seal kodupubliku ees kindlasti on, aga sportlastel kõigil on pinge, et võib-olla see on midagi teistmoodi, võib-olla mängijad küpsetavad ennast rohkem läbi, seda on raskem pähe vaadata. Pigem sa näed selgeid põhjuseid, miks see mäng kaotati. Puhtalt kaotati ju seevast, et lauda kätte ei saadud. Kui sa annad 14, kui see õige number on vist 14 ründe lauda ära, ja meil puuduvad tegelikult ka päris pikad ka, Just. kes selle eest oleks pidanud vastutama seal, siis on see ju näha, et seal on see probleem. Just. Et jah, oleks seal Veesar, Kotsar, oleksid ja poleks. Ja, just, et siis oleks see koht meil täidetud ju ka, et jah, pigem on seal see põhjus. Okay. Ühesõnaga, aitäh Martin sulle, et saime siin ladusalt juttu rääkida, ma olen väga õnnelik, et sa tulid, olid nõus rääkima. Jah, nüüd on siin väikesed mängud jäänud ja läheb kõvaks madistamiseks, nagu sa ise mainisid, Kadrina karudega ja ma siiralt loodan, et läheb teil hästi, et proovin isegi neid mänge vaadata, et jah, ma olen sinuga nõus, et see aasta see esiliiga on nagu eriti tummine, et eriti 5-6 esimest satsi, nad on sellised, kes võivad ükskõik kellel niimoodi pea prügiseks teha, et see on nagu võimsad mängud ja kvaliteeti on ja rahvas on saalis, et tõesti, see on jah, funniks muutunud, väga kihvt on osa olla sellest. Just, et ma loodan, et teil läheb hästi, ma soovin edu. Aitäh. Ma väga tänan sind, et sa tulid, olid nõus minuga rääkima. Enne veel, kui lõpetame, siis tegelikult tahtsin seda veel küsida, et eelmine aasta valiti sind Eesti spordikuulsuste halli. Ja. Et nüüd ongi vist võib-olla Eesti liigas üks meistritiitel veel sellise noore satsiga vaja ära võtta ja siis on karjäär ühe parima kestuse saanud. Kuidas sina arvad? Siis võiks lõpetada ka selle treeneri ameti, eks. Mis ma arvan? Mõtted mõlguvad selle poole? Ei, ma ei oska, võtame alati aasta korraga ja väiksed auhinnad on ikka toredad saada ja mis ma oskan öelda, tore, et olen Eesti-kuulsust hallis. Okei, kas loodame, et ka
äkki Eerichuga mõni laul, äkki? No ta Kes ikka mõnele aeg-ajalt kontserdile kutsutud on? Esinema kuhugi? ma olen ju nii ära öelnud siin aastaid üritanud ära öelda ikkagi osadest, eks kutsutud ikka on siia sinna ja Erich ikka käib peale ja vahest õnnestub ka kuskil üles astuda. Jah, aeg oleks uus laul teha ja Erich on niikuinii käinud mulle pidevalt peale, iga paari aasta tagant ta tegelikult proovib pushida jälle midagi mingisse projekti mind. Okei. Aga ei ole veel käiku läinud, eks? Ma pean oma häälega vaeva nägema. Okei. Ja, sinu ümber käib ka kuulus nickname nimega Mürka. Jah. Kust see alguse sai? Kes sind hakkas Mürkaks kutsuma? Kust see tuli? See tuli juba noorteklassis seal, kui võistkonnakaaslased hakkasid kutsuma, siis pandi juba Müür nimeks. Müür. Kas sind kutsutakse täna rohkem Müüriks või Mürkaks? Ma arvan, see on 50-50. 50. Okay. Selge, ühesõnaga Müür ja Mürka bränding olgu ikkagi nii-öelda kõrgeklassiline, loodan edu nii-öelda Haljalas, annan hästi palju edu sulle endale ka, loodan, et kõik läheb nii, nagu sa ise soovid, nii nagu su enda eesmärgid on ja tänaseks me oleme lõpetanud. Suur aitäh, et sa tulid. Suur tänu kutsumast. Ja kindlasti näeme veel ja kindlasti tulge võimsad mänge ka. Aitäh sulle. Aitäh.